Räägime täna sellisest teemast nagu reaalsuse muutmine või võimalusest reaalsust muuta. No me elame selles reaalses maailmas, mis on meie ümber. Katsume asju, mis on täitsa olemas ja kõik, mis meie ümber on, me nimetame reaalsuseks. Nüüd, kuidas saab seda reaalsust, kus me elame, kuidas seda muuta saab? Ma tean, et seda saab ja sellel on see võimalus on olemas, aga nüüd piibli valgel, kuidas me seda muudame? See on minu meelest üks tähtsamaid küsimusi, sellepärast, et usu mõte ei ole lihtsalt ju midagi niisama lihtsalt uskuda, vaid sellel usul peab ka mingisugune tagajärg olema, see peab milleski väljenduma ja see peab eelkõige väljenduma muudetud olukordades. See tähendab, et mingisugune väline jõud on võimalik rakendada selleks, et see olukord, kus siis mina olen või sina oled või kes iganes on, et see võiks saada muudetud. Ja et nii-öelda usust peab midagi kasu ka olema. Ja see on algusest saadik olnud nagu see üks usu põhilisi printsiipe, sest kiri Heebrealastele 11 ja 6, 11. peatükk 6. salm ütleb, et ilma usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane, sest seal on 2 punkti. Sest kes tuleb Jumala juurde, see esiteks peab uskuma, et Jumal on olemas ja teiseks, et tema uskumisest, et Jumal tasub nendele, kes teda püsivalt otsivad või innukalt või nagu tõsiselt võetes otsivad. Tähendab, et sellest uskumisest midagi kasu ka on. Ja need on mõlemad otsused, mida inimene peab tegema. Esiteks ta peab ise otsustama, et Jumal on olemas, aga see ei ole lihtsalt mingisugune mentaalne otsus, et ma nüüd otsustan, et Jumal on olemas, vaid et see on reaalne äratundmine inimese sees, et sa vaatad nagu kogu maailma, kogu seda elupilti, mis sinu ümber on ja siis selle alusel otsustada, et tuled järeldusele. Üks ärinaine mõned aastad tagasi tuli kogudusse, ütles, et tema lihtsalt keset tööpäeva. Ta oli kodus, oma kodukontoris töötas ja mees ka teises toas töötas oma arvutis ja naisel äkki jõudis keset päeva jõudis kohale. Kolksti, et Jumal on olemas. Siis ta läks mehe juurde, ütles, et tead mees, ma sain praegu aru, et Jumal on olemas. Mees ütleb, et vist on ja. Ja enam niimoodi, et see on niisugune äratundmine, et sa tead, et see Jumal on olemas. See on nagu eeldus, et üldse midagi saada vaimses maailmas. Ja teine asi on siis see, et sa mõistad ka seda, et Jumal tasub, et see on see, mida sina vaimus teed, et sellel on mingid tagajärjed, et Jumal on sulle andnud terve hulga asju. Ja nüüd piibel räägib meile, et Jumal on andnud meile kõik selle, mida inimene üldse saada võib. Ta on kõik uksed meile lahti teinud. Efesuse kiri ütleb, Pauluse kiri Efesuse kogudusele, ta ütleb väga selgesti, et Jumal on õnnistanud meid kõigi vaimulike õnnistustega taevastes asjades nagu Kristuses Jeesuses. Mis tähendab, et kõik, mida inimene üldse saada võiks, on Jumala poolt, kõik uksed on ristseliti lahti. Ainuke küsimus on, kas sina tahad sisse minna, eks ole. Ja mida see tähendab, tegelikult ütleb, et mul on võimalik leida üles Jumala tahe, mis on piiblis selgelt väljendatud. No näiteks seda, et kas ta tahab aidata mind tervisehädades? Vastus on jah, tahab. Kas ta tahab mind aidata finantshädades? Vastus on jah, tahab. Kas ta tahab mind aidata needusest vabaneda? Jah, tahab. Kas ta tahab mind aidata sõltuvusest vabaneda? Jah, tahab. Kas ta tahab, ma ei tea, mida iganes teha, ühesõnaga muuta poliitilise olukorra või majandusliku olukorra või ühesõnaga vaimse olukorra, mis iganes on. Piibel on täis neid asju, kus Jumal väljendab oma tahet. Ja selles küsimuses ongi oluline piiblit tunda, et sa ei arva, et mingit naabrimutt saunas rääkis, et vist pidi nii olema, vaid et sa tead otse Jumala enese sõnast, et jah, niimoodi tegelikult on. Ja see on üks põhjus, miks on vaja piiblit tunda. Nüüd, kui me vaatame seda, seda olukorda, mida sa just kirjeldasid, siis me näeme, et Jumal on hea. Tal on hea plaan, tal on hea tahe ja ta on teinud meile uksed lahti, nagu sa mainisid, aga me enda ümber näeme hoopis teistsugust maailma ja me näeme sellist pilti, kus on kurjus valitseb, kus on haigused, kus on hädad ja mitte ainult väljaspool kirikut või kogudust, vaid ka koguduse sees ja väga raskeid olukordi. Nüüd, mis sa selle peale ütled? Ma ütlen seda selle peale, et ega elu tabab ju kõik ühteviisi, nii kristlasi kui mitte kristlasi. See on ühtepidi, teine asi on see, et siin on olukordi on väga keerukaid selles mõttes, et kui sa vaimses maailmas hakkad valguse poole liikuma, siis sa kutsud esile vastutegevuse. Ka pimedus aktiveerub sinu suhtes. See tähendab, et sa teed nagu, võib öelda, et sa teed ennast saatanale nagu rohkem tähelepanu objektiks. Ja selge, et sind hakatakse loopima igasuguste asjadega ja sulle tekitatakse raskusi. Aga oluline on siin teada, et sind ei saa peatada.
ja see mäng käib selle peale, et sulle üritatakse tekitada selline olukord, et sa peatuksid ja läheksid tagasi, et sa ütleksid, et ei, kui see nii hulluks läheb, siis ma ei saa seda endale lubada. Ja selle asja mõte ongi, et tema sõnum sulle on, et see on nii hull asi, sa ei saa endale lubada seda. Aga tegelikkus on see, et sa saad endale seda lubada. Ja nüüd sinu sisemine otsus selle juures peabki olema, et ma ei peatu nagu mitte millegi ees. Ükskõik isegi, kui mind tükkideks lõikate, isegi kui mul hakkavad lähedased inimesed ära surema või ma ise suren ära, ikka ei peatu. Ühesõnaga, et sa oled täiesti hull ja vaimne maailm nagu tahab näha, sulle pannakse nagu tõsine surve peale. Ühesõnaga, tervis läheb pingesse, raha läheb pingesse, suhted lähevad pingesse, kõik, mis töö ja kõik asjad lähevad pingesse, mis üldse olla saavad. Ja kui sa siis ei peatu ja seisad Jumala sõna peale ja ütled, ma ei anna, ma ei lase lahti sellest, mida Jumal on öelnud, siis see äkki lakkab niimoodi. Täpselt sama äkki, nagu see tuli, täpselt sama äkki ta lihtsalt hakkab. Ja siis sa leiad äkki, et sul on meelevald, kui sa nüüd palud, siis vaimne maailm tõmbub eemale, tähendab, asjad juba kohanduvad selle järgi, mida sina ütled. Ühesõnaga, sa oled läbi murdnud esimesel tasandil. Aga vaata, nende asjadega on nagu ikka, et need kõik nagu rajanevad realiteetidele, et need ei ole mingid ettekujutatavad uinumuinud, see ei ole mingi udupilv või mingisugune tunne või kuukiired või soe aur, vaid need on konkreetsed asjad, see on realiteet, see on vaimne realiteet. Nii et neid asju saab muuta tegelikult, ühte realiteeti saab muuta teise realiteedi abiga. Ja need on konkreetsed asjad, need on tajutavad asjad, need on füüsiliselt tuntavad, need on vaimselt tuntavad, need on nagu, nad on realiteedid, sõna otseses mõttes, see ei ole mingisugune soovmõtlemine või ma loodan, et mul on täna niisugune värk, et sellel ei ole midagi tegemist sellega. Aga ütle mulle, miks me näeme seda koguduses nii vähe? Aga sellepärast, et see eeldab oma mugavustsoonist välja tulemist. Sellepärast, et see läheb sulle midagi maksma ja see tähendab, et sa ei saa enam lihtsalt oleleda oma väikses niisuguses süsteemis. Teine asi on see, et see nõuab enda mobiliseerimist. Kolmas, sa teed ennast ka märklauaks. Neljandas on see, et sinu ümber olevad inimesed võib-olla ei mõtle nii nagu sina. Nendel on asi hästi, nad ei taha midagi muud. Ja võib-olla ka see, et mul on endal ettekujutus asjadest, nagu asjad peaksid olema. Ja ma ei ole nõus neid maha panema. Just, ja mul just tabasid väga õiget asja selles mõttes, et traditsioon, mõttetraditsioon hoiab palju inimesi kinni. Aga sest, et nad ütlevad, et võtta, enamus inimesi ütlevad, et reaalsus on lukustunud meie ümber. Aga reaalsus ei ole lukustunud meie ümber. Ja see oligi Jeesuse põhiline sõna. Ta ju kogu aeg ütles, et asju saab muuta. Markuse evangeeliumis ta ju konkreetselt räägib meile, et lausa, et kui sa võid isegi mägesid liigutada, selles mõttes, et sa ütled ja kui sa oled nagu saavutanud Jumalaga sellise kontakti, et sa tunned seda Jumala ligiolu enda sees niimoodi, sa tajud Jumalat ennase sees, siis sa võid anda asjadele korraldusi ja nad muutuvad. Ja nad tõesti kuulevad su sõna. Ta ütles kuni selline, et sa ütled mäele ja mine sinna ja ta lähebki sinna. Või siis ütled viigipuule, et juuri ennast siit üles ja mine soolamerre ja istut ennast sinna, siis sool vee sees hakka kasvama. Ja siis ta kuuleb su sõna. Minul ei ole küll ükski puu siiamaani veel tee peal vastu tulnud, krõbinal juurte peal käies. Jeesus ütleb, et tuleb, kui sa ütled. Et need on tegelikult täiesti hullumeelsed niisugused mõtted, kui sa niimoodi mõtled, et meil on arsti vaja. Aga Kristus, kes on selle reaalsuse autor, tema ütleb, et see on võimalik. Ja ta oma tegudega näitas, et see on võimalik. Ja ta ütles oma jüngritele, et neid asju, mida mina teen, teete teie ka. Ja ta ei piiranud neid jüngrite hulka 12 apostliga üldse mitte. Nii et selles mõttes meil on vaja oma reaalsuse kontseptsiooni muuta. Ehk et me peame tegelikult tulema tagasi selle juurde, mida tema on rääkinud ja uskuma seda ja vastavalt sellele oma mõtteviisi muutma niimoodi, et me paneme tema mõtteviisi enda mõtteviisiga samale lainele või samale joonele. No joondame ennast tema järgi. Täpselt. Ja see tähendab, et ükskõik kui nagu, inglise keeles on hea sõna outrageous, nagu kui röökivalt nagu realistlik või nagu ebavõimalik või võimatusega ei tunduks, mida Jumal ütleb, eks ole. Et igal juhul siiski see on absoluutselt võimalik, mida Jumal ütleb. Et kui tema on niimoodi öelnud, siis järelikult nii saab. Ja mis siis, et kõik mu meeled ütlevad ja mitte kellelgi kunagi nii ei ole olnud. Ja nagu ma tean, üks minu tuttavatest inimestest, keda ma kuulsin seda lugu tema kohta, ma küsisin seda ise järgi, kas see tõesti niimoodi oli, ta ütles, et jah, täpselt niimoodi oli. Tal tuvastati suhkruhaigus kõige halvemat sorti, mis tapab su mõne kuuga. Ja ta küsis arsti käest, et kas ravi ei ole, arst ütleb ei ole, et kas keegi on kunagi tervenenud sellest, et teadaolevalt mitte. Ja ta ütles, ma olen siis esimene. Vaat see on nagu, ja kusjuures oligi. Ja ta rääkis mulle pärast seda, kui see oli juhtunud mingi 5-7 aastat tagasi, hiljem, nagu kui see oli juhtunud. See haigus oleks pidanud ära tapma 3 kuuga, eks ole.
ja nii edasi. Me kogu aeg näeme raporteid sellest, kuidas vähk kaob ära, kuidas see kaob ära, kuidas see kaob ära, too kaob ära. See ei ole veel nii süstemaatiline, nagu me tahaksime. Aga mis selle nagu taust on see, me näeme täpselt seda sama, mida me näeme apostlite tegudes apostlite puhul. Nendel oli ka, et mõned said ja mõned ei saanud. Ja nad küsisid Jeesuse käest, et aga miks meil on nii, et mõned saavad abi ja mõned ei saa. Jeesus ütles, et teie vähese usu tõttu. Teie uskmatus on ikka veel liiga suur, see tähendab, et te olete häälestatud või teie laineala on häälestatud selle maailma mõtteviisile ja mitte taevale, mitte sellele, mida mina olen öelnud ja mida Jumal on öelnud. Ja aga see lõppes apostlite jaoks ikkagi samamoodi, nii nagu oli ka Jeesuse juures, kui me loeme apostlite tegevused, kõik, kes nende juurde tulid Jeruusalemmas, siis kui see püha vaim oli tulnud, siis kõik said abi. Ei olnud enam niimoodi, et oi, et näed, mõni sai ja mõni ei saanud. Mis tähendab, et siin on nagu selge areng on näha ja kui me tahame nagu õppida sellest, siis meil on võimalik õppida. Aga räägime sellest, et kuidas siis seda realiteeti ikkagi muuta. Mis on see kang, millega seda momenti nüüd täiesti teistsuguseks teha? Siin on nüüd mitu asja. Kõigepealt meil on vaja selgusele jõuda, mida Jumala sõna ütleb minu olukorra kohta, mis iganes olukord see on. No, ma olen näiteks külastasin Aafrikas ühte slummi kogudust. Nad elavad kuskil suurlinna slummis, neil ei ole mitte midagi, seal ei ole, sinna ei tule mitte midagi, muu maailm ei huvitu sellest ühesõnaga, nad on kirjeldamatus vaesuses ja tõenäoliselt nähtavalt, ette nähtavalt nagu inimlikult ei ole mitte midagi, mis need sealt välja tooks. Ja Jumala vaim ütles neile, et ei ole lukustatud sellesse olukorda. Ja mida nad siis tegema peaksid ja minu nagu juhatus oli neile väga konkreetne ja see ei olnud minu peast, vaid see oli nagu Jumala vaimust, et nad peavad hakkama palvetama, et Jumal hakkaks avama neile uusi uksi. Nad peavad uskuma seda, nad otsustavad, et see reaalsus ei ole piiratud sellega, mida nemad enda ümber näevad. See ei ole piiratud sellega, mida nemad suudavad, mida nemad jaksavad või mis neil on. Täna, ühesõnaga, ma ei ole piiratud sellega, mis mu rahakotis on, ma ei ole piiratud sellega, mis mu füüsiline jõud on, ma ei ole piiratud isegi omaenda lolluse või tarkusega. Ma olen piiratud ainult Jumala kõikvõimsusega ja see on piiritu. Ühesõnaga, et kõike tegelikult saab muuta ja saab tekkida uusi olukordi, saab avaneda uusi uksi, uusi võimalusi, mida mitte kellelgi ei ole mitte kunagi varem olnud, seepärast, et meil on tegemist Jumalaga, meil ei ole tegemist inimesega, meil on tegemist Jumalaga. Et esimene pauk selles ongi see, et ma pean selgusele jõudma, mida piibel minu olukorra kohta ütleb. Et kas on mingi minu olukord otse räägitud seal või on seal mingi analoog või käib ta suurema kategooria alla, millest on rääkinud apostlid, millest on rääkinud Kristus, millest on rääkinud Mooses. Ja ühesõnaga ma pean vaatama, kus see on. Kui ma leian selgelt väljendunud Jumala tahte, siis on mul asi otsekohe nagu palju selgem. Teine asi, ma nüüd leian tavaliselt selle kohta käib mingisugune tõotus. No näiteks isegi kuni Jumala nimedeni. Mina olen Jehova sinu tervendaja, ma olen Jehova sinu kilp, ma olen Jehova sinu ravija, ma olen Jehova sinu toitja, eks ole, ma olen Jehova sinu pääste ja muud sellised asjad, noh, Jumala nimed ütlevad juba, kes ta on või mis ta teeb. Et siis otsid üles selle tõotuse ja siis vaatad, kas selle tõotus on tingimuslik või mitte. Kas sa pead täitma tingimused. Tingimus on lihtne täita. Selles mõttes, et see tavaliselt ei eelda midagi muud kui sinu ja Jumala vahekorra selgitamist. Ja kolmas punkt ongi see sama vahekord, milline on sinu vahekord Jumalaga, sest sa saad võtta vaimus meelevalla positsiooni pärast seda, kui sa oled Jumalaga üks. Nii et esimene asi, mis peab juhtuma tegelikult, millest võib ka tagurpidi võtta, on see, et sinu ja Jumala vahekord peab saama selgeks. Ja sinu südames peab olema tunnistus selle kohta, et sul on Jumalaga asi korras. No ma mäletan, et Oleviste kirikus on kombeks niimoodi küsida, et kui sa täna peaksid surema, kas sa oled veendunud, et sa läheksid taevasse? No see vastus on minu meelest väga selge. Kui sa tead oma südames, jah, sellega on korras, püha vaim tunnistab minu sees, et sellega on ühel pool, et jah, ma läheksin taevasse. Selge, sinu vahekord Jumalaga on korras. Ühesõnaga. Et piibel ütleb meile ka, et meil on tunnistus meie eneste sees, et püha vaim koos meie vaimuga tunnistab, et me oleme Jumala lapsed. Sa oled Jumalaga nüüd ühe liini peal. Mis on nüüd see, mida sina tegema pead konkreetselt, et seda reaalsust muuta? Kui oled Jumalaga ühel joonel, sul on tõotused teada ja sa tead Jumala tahet selles asjas ja sa tead, et sa oled meelevalla positsioonil. Nüüd sul on õigus öelda haigus, kao ära, needus tagane, eks ole, rünnak, ma ei võta sind vastu, arved saage makstud, ühesõnaga mingisugune jukerdus, kao ära, lakka olemast ja need sa saad öelda, et sa ei tule kaugemale ja sa saad meelevalla sõnad välja öelda ja sa saad öelda seda sellelt positsioonilt, et sa oled Jumalaga üks. Sest kirjutatud on, kui keegi on Kristuses, siis ta on üks vaim Jumalaga. See tähendab, et sa oled nagu Jumala sugulane, sa oled nagu prints, kes ütleb kuninga õukonnas,
ühesõnaga kuningapoeg, kes ütleb, sa ei tule kaugemale siit ja tema taga on kuninga autoriteet. Et seda on oluline teada, et sa ütled seda sellelt positsioonil, et see ütleja ise peab seda teadma kindlasti. Uskuma sellesse. Uskuma sellesse ja oleme veendunud sellesse. Ja siis need asjad hakkavad rakenduma. Teiseks ta, kui ta on seda öelnud, ta ei tohi tagasi tõmmata. Ta ei tohi järgmine minut hakata rääkima, no ma ei tea, see vist ikka ei tööta. Või midagi muud sellist asja. Kui ta selle peale läheb, siis ta peab võtma nagu kindlasti selle seisukoha ja ta ei tohi hakata kahtema. Selles mõttes sul võib tunne olla igasugused, et ma olen hull ja sul võib igasugune tunne olla, et ma olen täitsa ära keeranud ja et kunagi keegi ei ole niimoodi teinud ja muud sellised asju võib olla, aga see ei tähenda, et sa peaksid tagasi tõmbama. Sa lihtsalt ära väljenda neid tundeid. Sa võid ükskõik mida tunda, see pole tähtis, mida sa tunned. Kindlasti näiteks kurat ründab inimesi väga palju selle tundega, et see on täiesti mõttetu, mida sa teed. See on täiesti hull ja sellest niikuinii mitte kasu ei ole ja kõik hakkavad sinu üle naerma ja nii edasi. See on täiesti tüüpiline. Aga see on lihtsalt asi, millele sa ei anna ei nagu oma suuga mitte mingit ruumi. Sest et kiri ütleb, sinu sõnust mõistetakse sind õigeks. Jumal lõi sõnaga maailma ja kui sa seda välja ei ütle, sellele ruumi või kuju ei anna, siis teda ei ole. See on tunne, sul võib siit peast läbi käia ükskõik, mis rong võib siit läbi sõita. See ei tähenda mitte midagi, aga tähendab see, mida sa ütled. Et kui sa ütled seda välja, et saagu nii ja sündigu need asjad ja sa ei tõmba tagasi ja ei annulleeri oma enda sõnadega, siis ongi nii. Siis jääbki ja Jumala sõna on selle taga, sinu seisund on selle taga, Jumala tõotus on selle taga, Jumala vägi, Jumala vaim on selle taga, sinu usk on selle taga. Otsas, ongi otsas. Ja kui sa homme ütled seda sama, ütled, ma ei ole midagi ära muutnud ja kao minema ja oleks läinud siit. Ja hommikust õhtuni pane taga seda sama asja. Ja sa ei ürita nagu nõiduda või kuidas ma ütlen, vaid sa nagu oled ühel meelel Jumalaga. Et küsimus ongi, selle asja võti on olla ühel meelel Jumalaga, siis see asi koristab ennast ära. Varem või hiljem sa näed, inimesed tervenevad üleloomulikult kiiresti, asjad kaovad, probleemid lahenevad, kuni arveteni näiteks. Keegi tuleb ja ütleb, oi vabandage, me saatsime kogemata teile vale arve, eks ole. Ma mäletan konkreetselt juhust, meile saadeti 5-kordne üüriarve. Ma ütlen, et kust kohast või mis asi. Ja ma ütlesin lihtsalt, ei ole nii, lihtsalt ei ole nii. Ja läksin õiendama sinna, ütlesin, mis asi see on, mis numbrid need niisugused on. Oi jah, vabandage, selgus, et alguses saadeti mind pikalt, ma ütlesin, et ei, ma ei lähe kuhugi ära. Ja nii edasi. Nii et tegelikult selgub, et kõiki asju saab nagu muuta, kõik on tegelikult muutumises. Ja kuni Piibel ütleb ka, et isegi elu ja surm on keele võimuses. Nii et nende asjade suhtes on, kui meie seisund Jumalaga on selge ja me seisame Jumala sõna peal, me näeme Jumala nagu tõotusi ja me taipame, et me oleme ühe liini peal, et see on Jumala tahe, siis ei ole midagi vastu panna. See reaalsus peab järgi andma. Ja seega niimoodi juhtub, sest Piibel ütleb, et see niimoodi on ja me näeme seda regulaarselt enda ümber juhtumas.